Nüüd läks käima meie video, nii ja jätkame meie lugemist. Me oleme jõudnud juba 7. peatükini. Veel ei ole poolt raamatut, aga tasapisi liigume keskme poole ja tänase peatüki nimi on veiderdamine. Veiderdamine tähendab, et me lubame endal mängida, muutuda laste sarnaseks ja taas avastada asjade nõidus. Nii lihtne on unustada nõidus, plaseeruda ja arvata, et me teame kõike, kuid aja jooksul aukartus elu ees ja elu imed kaovad. Veiderdamine laseb meil leida selle aukartuse. Veelgi enam, ta annab meile naeru ja naer tervendab. 12. sajandil ütles Thomas Schuderham: hea klouni tulek linna avaldab linnaelanike tervisele suuremat mõju kui 20 ravimitega koormatud eeslit. Minu hea sõber Leela, kes töötas 12 aastat arstina, on nüüd tõeline täistööajaga kloun. Leela sündis auguga südames. Tal endal oli lugematul hulgal terviseprobleeme ja ta on ravinud nii ennast kui ka paljusid teisi ja ta räägib: muutumine põikpäisest, võimukast, pettunud arstist leebeks, südamlikuks, mõistvaks ja emotsionaalselt teadvel klouniks, kes on oma teel pidanud kannatama, et osata kaasa tunda teiste inimeste valule, on olnud minu elu kõige väljakutsuvam teekond. Veiderdamine on lasknud mul olla taas täiel määral inimene kõige oma kohmakuse, pingesoleku ja arglikkusega. Ehk rõõm, vaimustus ja potentsiaalsus õhutavad mind avastama ammu unustatud hüljatuid aardeid enese sees. Ma õpin astuma omaenda kujutlusvõimest kaugemale. Minu akordioni õpetaja musitseerib regulaarselt ühe vanainimeste klubi koosviibimistel ja tema teadis, et minus äsja sündinud arglik kloun tunneks end nende inimestega turvaliselt. Nii. Kõigil peale ühe mehe, kellel oli selja taga insult, aeglaselt tõstis ta terve käe abil halvatud käe pea juurde. Tema sõrmed meenutasid kureküüniseid, kui ta tegi, nagu võtaks midagi oma peast välja. Meie pilgud kohtusid ja hetkeks valitses meie vahel täielik mõistmine. Meil mõlemal hakkasid pisarad mööda nägu alla voolama. Hoolikalt ja täpselt pani ta selle miski minu kotti, mille mina seejärel välja viisin. Kui ma tagasi tulin, tahtis ta tantsida. Ta oli insuldi tõttu pooleldi halvatud, aga kuidagi me siiski tantsisime. Varem arstina polnud ma kunagi näinud, kuidas pisarad säravaks tantsuks muutuvad. Vaat selline peatükk. Nüüd on järgmine näitlemine. Etendada erinevaid stseene ja mängida erinevaid rolle on enamiku laste lemmikajaviide. Maailma tundma õppides proovivad nad esineda erinevate isiksustena, rõivastuda ümber ja matkida täiskasvanuid, luua fantaasiarikkaid lugusid erinevate tegelastega. Mängitakse läbi palju kodus toimunud draamat, laps esineb vihase või isegi väärtegusid toimepaneva vanema rollis. Mängitakse armsa suhte lõppemist, lemmiklooma surma, õdede-vendade vahelist armukadedust. Näitemäng laseb lapsel oma sisimas peituvad tunded välja elada, luua distantsi sisemiste pingulolekuga, aktsepteerida ja tervendada juhtunut. Ka täiskasvanuna võime me oma draamasid läbi mängida. Me võime rühmas etendada minevikusündmusi ja mahasurutud tundeid, näiteks viha vanemate vastu. Nii ei vabasta me mitte ainult tundeid, vaid näeme situatsiooni ka tervikuna.
Me võime mängida erinevaid olukordi või erinevaid tundeid, et avardada oma arusaamist, kuidas sarnaste situatsioonidega elus toime tulla. Näitlemisravi kasutatakse palju näiteks haiglates ja koolides, noortegruppides või ühe osana psühhoteraapiast. Sa võid teha seda ka üksi kodus olles, ehkki ilma vastasmängijata. Teiste tegelaste asemel kasuta oma draamasid läbi mängides patju. Kehasta erinevaid tegelasi ja mängi sama draama läbi mitme vaatenurga alt või pane stsenaarium kirja ja palu mõned sõbrad endaga seda näitemängu mängima. Ole vaba, et su tunded leiaksid väljenduse. Ära liiga palju ette kavanda. Lase teemal areneda vastavalt sellele, millise vormi tunded võtavad. Vot nii, teed kodus näitemängu. Muusika ja laul. Helid on meie meelte jaoks väga olulised, andes meile vahendi suhtlemiseks, energiate tasakaalustamiseks ja ühendamiseks ning tunnete väljendamiseks. Kõik universumis võngub, kirjutab Jonathan Goldman raamatus Tervendavad helid. See kehtib ka inimkeha kohta. Igal elundil, luul, koel ja muul kehaosal on tervise seisundiga koos võnkuv sagedus. Kui sagedus muutub, langevad kehavõnked kooskõlast välja ja seda nimetatakse haiguseks. Muusika mõju on imekspandav. Viiulimäng võib meid pisarateni liigutada. Meloodilise harfi helid panevad südame rõõmust hüppama. Aafrika trummide rütmist tahab keha tantsida. Mõni muusika võib olla närvesööv ja põhjustada lihaspingeid. Niisugused helid ilmselt ei terveta. Rahustav muusika, mida mängitakse kirurgilise operatsiooni ajal, kiirendab paranemist. Inspireerivat muusikat on kasutatud emotsionaalsete blokeeringute vallapäästmiseks. Leia muusika, mis tasakaalustab sinu keha, tekita sinus kooskõlalise resonantsi või tunde, et oled energias tulvil ja elav. Kuula seda muusikat täie tähelepanuga. Lase sel endast üle ja läbi voolata. Lase sel tungida keha igasse rakku. See on sinu enda loodud muusikateraapia. Kui see ärgitab su keha liikuma, siis järgi seda soovid vabalt. Veel üks võimalus kasutada muusikat tervendamiseks on õppida mängima mõnel muusikariistal. Kunagi pole hilja. Ja millist rõõmu võib pakkuda voogav muusika, kui tinistad kitarri või puhud flööti. Leia üles see ammu kadunud soov mängida klaverit või viiulit ja järgne sellele, kuhu see sind ka ei viiks. Tulemuse saavutamine võib võtta aega, kuid sihile jõudmine pole eesmärk. Tervenemine võib toimuda teel olles. Ma olen 100 korda mõelnud, et ma tahaks nii väga õppida mängima seda karmoškat. Nagu kogu aeg mõtlen, issand, mulle nii meeldib see kuulata, aga veel parem ise mängida. See on müstika. Lihtsalt mul see aju, see paneb aju teistmoodi tööle, sest vaata, ühed näpud käivad ühtemoodi ja passi lööd sa teistmoodi, aga teised näpud teevad teistmoodi. Et see siin peas ära teha, vaat siis hakkab kõik voolama. Maria-Kristina saab sind õpetada, ta oskab. Päriselt või? Issand, see on jumala hea mõte. Issand, kui lahe. No täna ma saan temaga kokku, siis ma kohe räägin. Ma päriselt tahan ja ma ei tea, mitu viimased 10 aastat vist mõelnud seda, aga mul ei ole olnud juhust. Me võime kõik laulda. Me ei pea võistlema kellegiga, kuid me võime üles leida omaenda hääle, mis on ainulaadne ja väljendusrikas. Võib-olla loobusime laulmisest kooli ajal, kuid me võime oma hääle üles leida ja taasavastada vabanemise, mida toob laulmine. Alusta lihtsate laulude laulmisest. Tee seda grupis või omaette. Laula oma lemmiklaulu. Tunneta, kuidas su hääl paisub ja avardub. Lase sel lennata.
laula oma tundeid, laula oma keha, laula oma südant. Laula haigusest, laula tervenemisest. Lase oma sisemisel häälel laulu kaudu väljenduda. Laula ka vannis, köögis ja autos. Skandeerimine või loitsimine on samuti võimalus häält kasutada. Niisugust pühade helide retsiteerimist on kasutatud läbi aegade kõikides religioonides. Kuula Gregoriani koraale, hindi Pjajende, Tiibeti kõrilaulu. Need pühad helid resoneeruvad sinus tasakaalustades ja tervendades, viies ekstaatilisse ja meditatiivsetesse seisunditesse. Proovi skandeerida silpi om. Hinga sügavalt sisse, ava suu ja alusta pika au heliga. Seejärel sule suu ja tunneta võnkumist, kuni välja hingamise lõpetad. Kuidas saavutada tunnet, et oled kõlarikka universumiga tasakaalus, küsib Jill Puurs raamatus Ees seisev tee. Üks parimaid viise on saavutada sellega resonants, muuta oma elu taas nõiduslikuks, sest süda ja hääl on üks ja me avame hääle, siis avame ka südame. Püha rituaal. Rituaalid on hetked, mil me peatume ja teadvustame endale elu pöördepunktide tähtsust. Need annavad meile teetähised, mille poole ja millest eemale liikuda. Erinevaid riitusi sooritades saame kontakti aastaaegade vaheldumisega, maa ja taeva suhetega, ülima vaimuga. On palju rituaale, milles me harilikult osaleme. Ühiskondlikud rituaalid nagu söögipalve, sünnipäevad, pulmad, aastapäevad, kooli lõpetamine ja maaga seotud rituaalid nagu lõikuspidu ja pööripäevad, ülestõusmispühad ja paasapühad. Kuid paljud neist rituaalidest on kaotanud oma emotsionaalse tähenduse ja muutunud äriks, jättes meisse igatsuse pühade rituaalide järele. Me võime endale ise rituaalid luua, midagi erilist tähistamaks sündmust, millega algab või lõpeb mõni eluetapp. Sel moel tunnistame üleminekut ühest seisundist teise. Sündmused ei libise lihtsalt mööda, ilma et me nende tähtsusest aru saaksime. Algusrituaalid tähistavad aega, mil me võtame ette midagi uut, mil algab uus ajajärk meie elus. Need võivad olla seotud elukoha vahetusega, uue suhte algusega, lapse sünniga või veel midagi. Seejuures võib kasutada sümboolseid esemeid, mis väljendavad uut algust ja esile kerkiva energia jõudu. Lõpurituaalid tähistavad millegi möödumist või lõpuleviimist, näiteks suhte lõppu, lemmiklooma surma või lapse iseseisva elu algust. Kõik esemed, fotod ja kirjad, mis sümboliseerivad seda, millest loobutakse, aitavad koondada energiat mööduva etapi lõpetamisele. Võib-olla tahad süüdata küünla, asetada enda lähedusse lilled, lugeda luuletusi või sisukaid mõtteteri, mis sind ülendavad ja sulle inspiratsiooni annavad. Laulda mõnd erilist laulu, kuulata sobivat muusikat või istuda vaikuses. Võib-olla kutsud mõne hea sõbra või perekonnaliikme rituaalist osa võtma. Lase oma kujutlusvõimel luua rituaal, mis on sinu jaoks tähendusrikas ja laseb seda hetke täielikult teadvustada. Kui istud ja mediteerid iga päev või paned oma tunded päevikusse kirja, siis on seegi rituaal, mis mõjub tervendavalt. Sa võid luua tervendava rituaali, kus moodustad koos sõprade või perekonnaliikmetega tervendava ringi, et anda edasi ning võtta vastu armastust ja õnnistust. Tähtis pole mitte ainult aitamine, vaid ka abi palumine ja vastuvõtmine. Ka massaaž võib olla rituaal, viis avaldada oma kehale tunnustust ja lugupidamist, jagades talle armastust, mida pakub igasugune armastav hoolitsus, näiteks mullivann või hoolega valmistatud toit, oma kodu kaunistamine, võib-olla lilled või värviküllaste vaipadega
vaid on samuti rituaal, millega avaldad austust oma keskkonnale ja rollile, mida see heaolu saavutamisel mängib. Loovkirjutamine. Oma tunnete, mõtete, ideede, mõttevälgatuste ja kogemuste kirjapanek on väga võimas viis ennast tervendada. Seda laadi kirjatöö aitab meil välja tuua oma sisima olemuse ja näha ennast seega selgema pilguga. Kui tunne on meie sees luku taga, võib see kergesti sinna jäädagi, puutumatu ja teadvustamata. Kui asume kirjutama, on meil allasurutud probleemidel võimalik pinnale kerkida ja vabaneda. See kirjutamine on minu jaoks küll täiesti, olen proovinud hakata seda nagu, et ma kirjutan nagu ülesse nagu tundeid, aga ma ei ole mingi kirjutaja, jumala eest, ma ei saa. Ma nagu kirjutan, aga mul ei ole mitte midagi kirjutada. Kirjutan 2 lauset ära ja siis on kõik. Et see kirjutamine kuidagi. Ma lähen kirjutamisega pigem plokki. Või on see, et ma pean sellest plokist läbi minema. Ma ei tea. Ma pean veel seda tunnetama. Proovi kirja panna oma elu lugu. Võta selleks aega, vaata objektiivselt ja ausalt oma mälestustele otsa üle. Vaata kogu oma elu üle ning pane tekkivad mõtted ja tunded kirja. Jälgi niite, mis seovad sind elu erinevaid perioode, mis seovad sündmusi tunnetega ja tundeid kogemustega. Jutusta oma lugu, püüa kirjeldada korraga vähemalt 20 minutit. Möödunut meenutades võib tulla ootamatuid mõttevälgatusi, mis süvendavad arusaamist sinu praegusest minast. Võib-olla tahad pidada päevikut, kirjutada iga päev või iga nädal. Kirjuta, mis toimus ja kuidas sa toimunule reageerisid. Kirjuta oma tunnetest, oma sisemaailmast ja oma tervisest. Kirjuta oma raviprotseduuridest ja arstidest, mida sa tunned seoses oma tuleviku väljavaadetega. Kuidas on see mõjutanud sinu eesmärke ja eelistusi? Kuidas on see mõjutanud teisi inimesi su elus? Kirjuta oma vanematest, abikaasast, lastest, tööst ja kodust. Võib-olla tahad keskenduda mõnele konkreetsele teemale, tundele, suhtele, konfliktile või sellele osale endast, mida on vaja tervendada ja panna kirja, mida tunned, mida tahad ette võtta, mis tunne oleks olla ilma selle probleemita. Pane kirja oma viha, haiget saamine või paha meel. Pane kirja andeks andmised, armastus ja hool. Ja kirjutades lase sõnadel lihtsalt voolata. Nad võivad sind üllatada. Ole siiras ja avatud, kui suudad. See on sinu enda, mitte kellegi teise pärast. Kui lased oma sisemisel häälel kõnelda, on see võimalus saada iseenda parimaks sõbraks. Proovi kirja panna kahekõne oma haiguse või konkreetse kehaosaga. Võid seda teha ka kirjavormis. Kirjuta sellele osale endast kiri ja anna talle teada, mida sa tunned. Räägi talle kõigest, aga seejärel lase tal vastata, suhtle temaga. Selleks hinga oma südamesse ja lase vastusel pinnale tõusta. Tema on sõnadega. Sind võib üllatada, mida haigusel on sulle öelda. See meetod aitab sul näha haigust või kahjustatud kehapiirkonda osana iseendast. Sa võid vaid miski, mis vajab omaks võtmist, armastust ja isegi kallistust. Sa võid iga lehekülge alustada küsimusega. Kirjuta küsimus lehekülje ülaserva ja lase vastusel vabalt pinnale tõusta. Kui kordad seda teemat iga nädal, siis näed, kuidas sinu vastused muutuvad ja arenevad. Näiteks, millisena ma ennast näen, millised on minu tunded seoses oma kehaga, millisena ma näen oma haigust, millisena ma näen tervenemist, millest ma olen valmis vabanema ja mida ma olen valmis aktsepteerima. Kirjutamine avab ukse suhtlemiseks.
Ilma suhtluseta elame me isolatsioonis ja hirmus. Kui sa suhtled iseendaga, siis leiad uue sõbra, mängukaaslase, kellega koos võid uurida oma sisemaailma. Vaat nii. Nüüd tuleb uus peatükk, me lugesime terve peatüki ära. 8. peatükk ja siin on keha tasakaalustamine. Loen selle sissejuhatava osa nagu ära. Keha on elav ja hingav organism, mille iga rakk on teadlik kõikidest teistest rakkudest. 100 hormoonid ja neuropeptiidid, keemilised sõnumitoojad, edastavad arvukate suhtluskanalite kaudu pidevalt meile informatsiooni. Osa sellest infost ladestub kehas, lihastes ja liigestes, takistades energia vaba voolamist või piirates selle liikumist. Suhtlemine võib liigse surve või vasturääkivate sõnumite tõttu katkeda ning keha vajab oma jõu ja tasakaalu taastamiseks abi. Kui füüsiline pinge vabaneb, toimub ka sellega seotud psüühilisest või emotsionaalsest pingest vabanemine. Võimalikuks võib saada ligipääs süvastressile ja hirmule, blokeeritud emotsioonidele ja peidetud mälestustele. Selles ja järgmises peatükis vaatame võimalusi, kuidas oma kehaga töötada. Kas täiendava ravi erinevate vormide või eneseväljenduse ja liikumise abil. See ei tähenda siiski nõelravi arsti või massööri juurde minekut, pikali heitmist ja tervena tõusmist. Need erinevad tehnikad on selleks, et toetada ja täiendada tervenemist. Nad ei saa meie asemel meid tervendada, kuid võivad meile enda jõudu ja tasakaalukust ja energiat, mida on vaja, et omaenda tervendamisvõimet kättesaadavaks muuta. Keha tervendamiseks on palju erinevaid võtteid. Järgi oma vaistu, otsustamaks, mis sulle kõige sobivam tundub. Tehnika, mis aitas minu sõpra, ei pruugi üldse sobida sulle. Küllap kuuled palju lugusid erilistest ravimitest, dieetidest ja protseduuridest, mis annavad imelisi tulemusi, kuid oluline on usaldada iseennast ja oma kõhutunnet. Kuulata omaenda tarkust. Võib-olla on meetodist olulisem usk selle mõjusse, sest kahtlemine võib tekitada vastuseisu. Usalda ennast ja tee seda, mida pead õigeks. Alati, kui lähed mõne ravitseja või arsti juurde, veendu, et ta on ikka kvalifitseeritud. Ära karda temalt seda küsida. Nii. Sissejuhatus keha tasakaalustamisse on tehtud. Ja järgmine väike lõik on chi tasakaalustamine. No nii. Ma nüüd vaatan, kas ma siia lähen sisse. Oi, siin on chi tasakaalustamine, siis on akupunktuur, siis tuleb shiatsu. Shiatsu on meetod, mille puhul mõjutatakse meridiaanipunkte nõelte asemel sõrmede ja õrna survega. Mul see Pärnu sõbranna, kelle juures ma külas käisin, see õppis Soomes selle shiatsu ära ja nüüd Pärnus pakub seda. Et ma pole päriselt ta juurde jõudnud, ma olen ainult mingeid osaharjutusi, kui ta praktiseeris teinud. Siis tuleb refleksoloogia, asend ja liikumine, massaaž. No ühesõnaga päris huvitavaks läheb. Aga ma praegu lõpetan ja panen selle salvestuse kinni.